Tere kallid vaatajad, minu nimi on Aleksander Eeri Laupmaa ja vaatate Fotograafiska juttusid. Minu külaline on täna Silvia Pärman. Tere Silvia. Tere. Esimese küsimusena ma küsiksin sult seda, et kas sa teed väikse tutvustuse sellest, et mis on fotograafias see nii-öelda osa või alateema, mis sind läbi aastate kõige rohkem köitnud on? Mind on alati köitnud dokumentalistika ja mõnes mõttes on ka minu reisikirjad ja reisiraamatud ikkagi dokumentalistika projektid, rohkem kui ilukirjanduse projektid kindlasti. Ja selle dokumentalistika sees kitsamalt reisifotograafia, sest kõik teemad, mis mind köidavad ja millega ma olen tegelenud nii oma näituste kui raamatute raames, on paratamatult seotud reisimisega minu jaoks. Ja mismoodi sa selleni jõudsid või mis selles reisimises dokumentalistikas on sinu jaoks see asi, mis sind paelub? Seda on küsitud minu käest vähemalt 1000 korda ja ma olen sellele iga kord vastanud erinevalt ja kõik need vastused on õiged. Ma arvan, et siin mängib rolli ikkagi see, et kuskilt on minuni jõudnud teadmine, et see maailm on väga põnev. Vaatamata negatiivsetele uudistele maailmas juhtub päris palju huvitavat, positiivset, kultuuriliselt väga mitmekesist. Ja teiseks ma ei ole väga akadeemiline tüüp, et kui mind miski hakkab huvitama, siis minu jaoks ei ole väga lihtne või see ei ole minu esimene valik minna raamatukokku, tellida endale üle maailma raamatukogudest hulk teoseid kohale, need läbi uurida ja siis vaadata veel kõrvale mingid Exceli tabeleid ja otsustada, et need asjad niimoodi käivadki. Minu jaoks on väga-väga palju lihtsam sõita koha peale, vaadata, mis elu käib tänaval, millised on inimesed, mis emotsioonid on ja see pilt nagu maailmast endale luua niimoodi. Mis oli esimene koht, kuhu sa niimoodi läksid ja kas oli mingisugune selline huvi, mis oli juba enne seda või see kuidagi loomulikult kasvas välja lihtsalt kuskile sattumise ja vaikselt fotograafiaga alustamise käigus? See tegelikult kasvas välja üsna loomulikult, et alguses ma reisisin lihtsalt, näidake mulle suund kätte ja ma lähen, sest maailm minu lapsepõlves oli palju väiksem, kui ta oli praegu. Ma olen kasvanud perekonnas, kus ei armastatud üldse reisida ja ühel hetkel, kui ma olin piisavalt vana, et seda üksinda teha, olid kõik kohad minu jaoks põnevad ja mul ei ole olnud väga palju selliseid lapsepõlve unistuste sihtkohti ja isegi need, mis olid, nad ei tulnud lõpuks nagu esimeses järjekorras minu jaoks, sest parasjagu oli kas keeruline või kallis minna. Ja tõesti esimesed aastad ma leidsin teemasid igalt poolt, kuhu ma sõitsin, võisin teha väga lühikesi selliseid linna või riigi portreesid, fotoportreesid nii-öelda. Ja selle kõige käigus hakkasid need suured teemad, mis mind nagu tänaseni köidavad ja millega ma kahtlustan, et ma tegelen elu lõpuni nagu tunnustamata riigid näiteks välja kasvama. Ja päeva lõpuks ma pean ikkagi tõdema, et me kõik tuleme oma lapsepõlvest, et see tunnustamata riikide teema hakkas mind köitma just sellepärast, et ühel hetkel jõudis minuni teadmine, et sel ajal, kui Eesti kuulutas ennast iseseisvaks, tegid seda veel väga paljud riigid umbes samal perioodil ja mitte ainult Nõukogude Liidu lagunemisega seoses, ka Aafrikas, Balkani poolsaarel ja et nendel ei ole üldsegi nii hästi läinud. Et küsimus, et mis juhtus, oli väga intrigeeriv minu jaoks. Ja ma ei leidnud sellele vastust välispoliitika saadetest ega raamatutest, mida ma ei viitsinud lugeda. Mis see esimene riik oli, mida sa selle raames läksid uurima? Tegelikult see projekt algaski minu jaoks Kosovoga rohkem kui 10 aastat tagasi ja kui ma paar aastat tagasi tegin siis selle projekti nii-öelda vahekokkuvõttena näituse riigid, mida pole olemas Dokfotokeskuses, siis tegelikult Kosovos pildistatud seeriat ma seal ei näidanudki, sest tänaseks on see niivõrd tunnustatud riik. Tõsi, mitte küll kõik maailma riigid ei ole seda tunnustanud, aga ta on siiski nagu täiesti üsnagi võrdsena tulnud Euroopa riikide sekka. Ja see on tegelikult nagu väga hea näide sellest, et kuidas see maailma poliitiline kaart kogu aeg muutub. Ja minu soov ei ole olnud nagu hinnata seda, et kellel on õigus ennast määratleda iseseisva riigina ja kellel mitte. Minu soov on olnud minna koha peale, kuulata nende inimeste lugusid, kes võib-olla on sellest igapäevapoliitikast päris kaugel, kes lihtsalt peavad nendes tingimustes elama, leidma üles oma igapäevased rõõmud, katsuma oma eluga edasi liikuda
ja vaadata, et mis tunne on siis elada riigis, mis füüsiliselt on ju täiesti olemas. Sul on oma kodu, lapsed käivad koolis, lasteaias, sa lähed igal hommikul tööle, käid turul, toidupoes, aga sinu pass ei kehti justkui mitte kusagil. Sinu riiki on tunnustanud käputäis riike samasugused oma staatuselt tegelikult või üldse mitte keegi mõnel juhul. Et kuidas sellises keskkonnas inimesed igapäevaselt hakkama saavad, leiavad motivatsiooni edasi minna. Ja mõnes mõttes see on ka nagu hästi isiklik küsimus, et ma arvan, ma oleksin maandunud, kui Eesti tee oleks olnud teine, ma oleksin maandunud täpselt samas olukorras, sest kui ei ole nagu võimalust olnud välismaale lahkuda või ei ole soovi olnud oma kodust ära minna, siis tuleb kohaneda. Ja need lood on tegelikult väga põnevad ja rõõmsad ja ma absoluutselt ei julgeks nimetada oma raamatuid kuidagi pessimistlikeks või depressiivseteks. See on uskumatu, kui palju elurõõmu ja absurdihuumorit nendest leiab. Aga kas sa ütleksid, et on mingisugused ühised nimetajad nende riikide elanike, siis näiteks, keda ametlikult ei ole olemas? Me räägime praegu riikidest nagu Abhaasia, Lõuna-Osseetia, Somaalimaa, Lääne-Sahara, Põhja-Küpros, ehkki see iseseisvumise ihalus ja soov, me leiame näiteid ka Lääne-Euroopast nagu Šotimaa või Barcelona, aga see projekti see esimene etapp pigem tähendas minu jaoks selliseid väiksemaid kohti maailmakaardil, mida tõesti me nii hästi ei tea ja mille kohta meil on võib-olla välja kujunenud oma üsna kindlad stereotüübid. Ja need olid ka minul. Ma tegelikult ei olnud nagu valmis selleks, et ma naeran inimestega koos südamest, istun lookas laua taga, saan jalutada turvaliselt kas või südaööl ringi mööda linna ja külatänavaid, sest ma ei olnud ise oma elus ju kunagi kogenud sõda ja absoluutselt see inimeste elurõõm iga kord, kui me jõudsime vestluses selleni, et nagu, aga kuidas te nagu suudate, absoluutselt kõik on parem, kui sõda vastasid nad ja nad oskavad üles leida meie jaoks võib-olla väga keerulises situatsioonis selle asjade helgema poole väga hästi. Lihtsalt ise küsimus, et kauaks neil seda energiat jätkub, et Somaalimaa, mida rahvusvaheliselt loetakse Somaalia osaks, mis on üsna kurikuulus oma terroristide poolest. Somaalimaa kuulutas ennast iseseisvaks aastal 1991 ja seal on püsinud rahu sellest ajast saadik ja neid ei ole mitte ükski riik tunnustanud. Et jääb küsimus, et kauaks siis inimestel jätkub seda energiat tegelikult mingit oma rida ajada. Et kas on siis midagi sellisel hetkel, kui sa lähed nende inimestega rääkima, nende tavaelusid vaatama, kus nende elus on see, et sellepärast, et minu riik ei ole tunnustatud, mul on X, Y või Z igapäevaelus nii-öelda raskem või keerulisem. Või kas on inimesed, kes on sellega lihtsalt nii harjunud, et see nii-öelda ei võta mingisugust ekstra energiat enam, et sa ärkad üles ja minu vabariik ei ole tunnistatud? Inimese kohanemisvõime on uskumatu. Et nad loomulikult toovad välja mingid asju, see muutub nagu valusaks tegelikult hetkel, kui su pool perekonda või sõbrad ja sugulased on jäänud piiri taha. Aga kindlasti see ei ole nende jaoks, kes on otsustanud jääda või kellel ei ole sealt väljapääsu, et sa pead kohanema lihtsalt juba selle nimel, et ellu jääda, ka vaimses plaanis nagu terveks jääda ja see oskus nagu üles leida väikesed rõõmud on nagu see, mida mina kindlasti olen nendelt reisidelt õppinud. Mul tuleb meelde üks lugu, ma ei mäleta, kas ma olen seda meie saates varem rääkinud või mitte, aga mu vanem vend oli teismeealine, ütleme, ma ei tea, 14, 15, 16 aastane, mina olin paar aastat noorem ja ta käis Saksamaal ühel tsirkuse ja akrobaatika festivalil ja ta rääkis mulle loo pärast seda, et seal oli üks noor trupp siis artiste, tsirkusartiste Palestiinast. Ja ma ei mäleta, kas nad tegid mingisugust trikki, midagi lollitasid. Ühesõnaga, üks nendest kukkus niimoodi, et ta kas murdis oma jalaluu või murdis käeluu, nii et tal oli korralik lahtine luumurd. Ja siis samal ajal, kui kutsutakse kiirabi ja teda pannakse kanderaami peale ja viiakse sinna kiirabisse, siis kõik tema teised Palestiina sõbrad, kes ta ümber on, naeravad, teevad nalja, narrivad teda samal ajal ja
minu vend siis küsib nende käest, et nagu, et mis toimub, et nagu väga-väga tõsine asi on just juhtunud, et kuidas te praegu nalja teete või et nagu mis toimub. Ja siis nad ütlesid talle, et me tuleme vaata siuksest kohast, eks ole, kus sul on iga päev sõda, kus sa iga päev näed seda, kuidas sureb sinu ema, kuidas sureb sinu vend, eks ole, kuidas su maja pommitatakse maha, kuidas su sugulasi, kes eile olid, täna enam ei ole. Et kõik täpselt samamoodi nagu teie ütlesite, et kõik, mis ei ole see, on nagu nii tühi-tähi. Ja see, et keegi ta läks käsi katki, ta viiakse haiglasse, tehakse korda, tuleb tagasi. Pole mitte mingisugust probleemi. Et see on tihti inimestel on vaja selliseid väga-väga raskeid asju, mis aitaks mõista seda, kui irrelevantsed tegelikult enamused sellised igapäeva probleemid on. See on täitsa võimalik. Ma ise olen küll vähemalt püüdnud vältida reisimist riikidesse või aladele, kus aktiivne sõjategevus käib, aga see me ei saa eitada, et see jätab jälje ja et see pidev teadmatuses elamine homse päeva suhtes, et see väga palju mõjutab inimesi, see mõjutab kindlasti nende huumorimeelt, seda, kuidas nad tajuvad muud maailma. Ja mis on mulle väga sümpaatne olnud, et seal tõesti on inimesed, kes on käinud nii Lääne-Euroopas kui mujal ja kus on võib-olla nende enda kogukonnad ka ees ja nad on tahtnud koju tagasi minna, sest mõnes mõttes tajuvad nad ilmselt seda sama, mida Eestis 90-ndatel, et kõik on võimalik. Et sul on sellises natuke ebamäärases olukorras, kus kõik on alles ees, võimalik alustada väga paljude asjadega, valida endale elukutse, mida sa tahad, et need teed ei ole, need on väga keerulised tihtipeale, aga samas ei ole veel välja kujunenud mingid mustreid, et kuidas asjad peavad käima. Ma olin, mis oli 2019 aastal, läksin oma sünnipäevaks Barcelonasse ja nautisin seal lihtsalt elu ja siis sellel päeval, kui ma tahtsin sealt tagasi tulla ja hakkasin endale lennupiletit ostma, siis oli suured mässud igal pool. Linn oli rahvast täis, tänavad olid rahvast täis ja siis järsku tuli teade, et Barcelonast ei välju ükski lend ja see oli sellepärast, et need Kataloonia, siis need, kes tahtsid Katalooniat iseseisvaks kuulutada, olid siis pikka aega, eks ole, selle nimel võidelnud ja sellel päeval oli siis võetud vastu kohtuotsus, et need esimesed nii-öelda ninamehed seal otsustati vangi panna. Ja minu jaoks oli täiesti selline arusaamatu olukord, sellepärast, et ma ei olnud mitte kunagi teadvustanud seda, et siin meie Euroopas täpselt samamoodi on mingisugused kohad, mis on meie jaoks on Hispaania, nemad ütlevad, et ei, et see ei ole Hispaania, meie jaoks siin on Kataloonia ja meie jaoks siin peaks olema teine riik, et saab minu kodust nii lähedal juhtuda selline asi, et ühel päeval öeldakse, et tead, sa ei saa lennukiga välja lennata sellepärast, et siin on mässud, sellepärast, et inimesed tahtsid iseseisvust ja nad otsustati vangi sellepärast panna. Nad on minu teada siiamaani vangis. Et see on väga huvitav, kuidas sellised asjad ei juhtu ainult kuskil kaugel imelikes kohtades. See juhtus meie endaga 30 aastat tagasi. Aga võib-olla tõesti see meile eestlastena on väga arusaadav see ühe rahva või piirkonna nagu soov ennast määratleda ja ise otsustada, kuidas me elame ja ma tegelikult oma teise raamatu jaoks, kuhu on kokku kogutud reisikirjad paikadest, kus atmosfäär on tõesti võrreldav maailma lõpuga, mis ei ole minu jaoks üldse mitte negatiivses tähenduses, et seal maailma lõpus võib sind oodata ka idülliline Korea väike saar. Aga ka nendes on see tänu nende eraldatusele või distantsile siis suurtest metropolidest on see enese määramise vajadus ja ka võimalus olnud muidugi väga tugev ja see on minu jaoks väga köitev, et need on väga põnevad lood, mida rääkida. Ja sealt muidugi tekivad ka sellised väga humoorikad vastandumised ja kontrastid, mis on tõeline Maius Palani dokumentaalfotograafile kui reisiajakirjanikule. Sa mainisid ennem ka seda, et sa väga nii-öelda ei taha laskuda sellesse poliitikasse, mis nii-öelda mingite riikide iseseisvust mõjutavad või mitte, aga kui palju sa oled ise nii-öelda oma peas vähemalt mõelnud või arutanud seda, et kui kummaline see on, et mingite riikide iseseisvusega
meie riik ja paljud teised riigid, eriti lääneriigid, on kohe see, et jah, see on iseseisev riik, nad peaks olema iseseisvad, me toetame seda, me kiidame sellele kaasa. Mingite teistega on see, et seda nagu nii väga ei juhtu. Ja mida lähemal need asjad meil on, seda rohkem me tunneme seda, et meil on mingisugune õigus arvata, et kas nüüd mingisugune ala nagu Ukrainas, eks ole, paari kohaga on, et kas see koht on iseseisev koht või ta on tegelikult osa Ukrainast. Aga samamoodi võivad olla ja kindlasti on ka palju teisi inimesi, kes kunagi arvatavasti mõtlesid samamoodi Eesti kohta, võib-olla siiamaani mõtlevad Eesti kohta ja täpselt samamoodi nagu ka seal Hispaanias on, et väga paljud inimesed ütlevad, et ei, et mis mõttes Kataloonia on iseseisev koht, see on osa Hispaaniast. Ja praegult ka täpselt samamoodi ju Šotimaaga, kus siis, kui neil see viimane hääletus oli, siis nad minu teada jäid ikkagi Ühendkuningriikide osaks ja väga paljud inimesed Ühendkuningriikides ütlevad, et teie, et mis mõttes te olete alati meie osa olnud ja kus teil siin nüüd minema minna on? Ja, üldiselt on reisimise, eriti sooloreisimise 2 kuldreeglit need, et sa ei aruta kohalikega poliitika teemadel ja mis iganes jumal meeldib kohalikule, see on kõige parem. Aga ma olen pidanud usuküsimustes, ma olen tõesti suutnud kõrvale hiilida sellest diskussioonist, aga poliitika küsimused on nii aktuaalsed tihtipeale ka tavalisele inimesele, kes võib-olla vestluse käigus tuleb välja, et ta isegi ei ole kunagi valimas käinud, kui see võimalus on üldse avanenud tema elu jooksul. Aga kõigil on oma selged seisukohad, aga siin on väga erinevad tagamad, väga erinev ajalugu, paljud riigid on lihtsalt oma geograafia vangid. Siin samas Euroopas Transnistria, millest vähesed on kuulnud kohe Ukraina piiri äärest tegelikult, mida peetakse Moldova territooriumiks, kes on ka välja kuulutanud iseseisvuse, seal on selle juured ulatuvad tegelikult tagasi sinna aega, kus nüüd Donetski ja Luhanski puhulgi, et on suur hulk inimesi, kellele väga meeldis ja sobis see Nõukogude Liit ja kes unistavad jätkuvalt mingisugusest taolisest elukorraldusest, kas või nagu keelelises kontekstis. Ja nad ei ole valmis kompromissideks. Nad ei ole valmis ära õppima Donetski ja Luhanski puhul nagu ukraina keelt riigikeelena. Et mingid sarnasusi on võib-olla isegi vähem kui erinevusi kõigil nendel kohtadel maailmas, sest see tõesti on, see ei ole Euroopat ja Aafrikat hõlmav küsimus, et me leiame, et neid iseseisvuspüüdlusega regioone tõesti Ladina-Ameerikast Kagu-Aasiani välja. Silvia, fotograafia. Miks fotograafia? Mis sa tunned, et sa sellega teha saad? Kas sellel on mingisugune mõju üldse? Kas sellel on mingi mõju sulle, kas sellel on mingisugune mõju nendele inimestele, keda sa pildistad, kas sellel on mingisugune mõju nendele inimestele, kes seda näevad ja kui sellel on mingisugune mõju, kas see on tuntav, käega katsutav? Minu jaoks kindlasti on see lihtsalt väga hea võimalus, kuidas ennast väljendada, et kuna ma ka kirjutan päris palju, siis ma olen leidnud mingi hea tasakaalu, et asju, mida ei saa võib-olla pildile püüda, pildil väljendada. Ma satun tihti olukordadesse, kus lihtsalt ei lubata pildistada, aga need on väga põnevad, kas kultuurilised tseremooniad, usutseremooniad. Tihtipeale lihtsalt inimesed ei tunne, et nad näeks nii head välja, et nad tahaksid minu kaamera ees olla, siis sõnad päästavad need. Mida ma nii oma fotode kui reisikirjadega tegelikult tahaks inimestele näidata, on see, et see maailm ei ole üldse nii hirmus, kui välispuudiseid lugedes paista võib. Et on lõbus, rõõmus, inimesed on reeglina heasoovlikud, aitavad sind enne, kui sa aru saad, et sul on probleemid tekkinud. Ja et kui me oleme siia planeedile sattunud, et see on avastamist väärt. Kas sa oskad tuua mulle mõne näite mõnest inimesest, keda sa oled kuskil kohanud, kes on sulle mingisuguse erilise ja kauakestva mulje jätnud? Neid inimesi on tegelikult päris palju ja nad mõneks näituseks valmistudes näiteks või raamatusse fotosid valides tulevad tihtipeale meelde, et loomulikult ma ei mõtle kõikidele nendele sadadele inimestele ja tihtipeale nagu
viibeldes ja kehakeeles peetud vestlustele tagasi riikides, kus lihtsalt keelebarjäär on olnud selline, et sõnadega rääkida ei saa. Aga on meelde jäänud nii portreteeritavad, eriti Kagu-Aasias, kus inimesed on kuidagi väga avatud ja säravad ja meie jaoks ka keerulistes oludes võib-olla suudavad nagu alati superhead välja näha. Sama ma pean ütlema Ida-Aafrika kohta, kus ma ikka tundsin ennast päris kehvasti, sest ka kõige lihtsamast majast astus välja nagu säravvalge kleediga inimene, soeng alati sätitud ja said aru, et see, mis peitub võib-olla riigi majandusnäitajate taga, ei kajastu mitte kunagi selle tänavapildis ja harva nagu kajastub see inimeste suhtumises sinusse. Et see lihtsalt võtab väga palju stressi maha võõraste inimeste ees ja me elame keerulistel aegadel, kui me täna tegeleme sellega, et meie ühiskonda lisandub väga palju ukrainlasi, mis on meile võib-olla lähedane kultuur, siis tegelikult need kogemused, käies kusagil kaugemal Euroopast väljas, lubavad öösel rahulikult magada ka siis, kui vajavad abi inimesed teistest riikidest ja ees on nagu võimalus, et nad elavad varsti meie kõrvaltänavas või vähemalt naaberlinnas. Et ma ei oska neid nagu karta pärast neid kogemusi. Et minu kogemused on ju valdavalt meeldivad. Ma istun täna siin täiesti tervena ja ma ei oska hirmu tunda lihtsalt nende ees. See on nii klassikaline näide sellest, et hirm mingite asjade vastu on enamasti nendel inimestel, kes ei ole nende asjadega tuttavad, eks ole, et meil on hirm tegelikult lihtsalt võõra vastu. Ja kui me oleme kuulnud mingisuguse riigi kohta, mis kuskil kaugel on, siis see tundub meile, et oi, need inimesed, kes nad on ja mis nad teevad ja mis nad mõtlevad ja kas neid peaks kartma. Aga kui sa oled seal käinud, sa oled nende inimestega tutvunud, siis sul on see, et tegelikult on kõik jumala hästi. Selle kohta ma kunagi kuulasin ühte TED-i kõne ühest, ma tahan öelda Horvaatia, kuskilt sealt kandist ühest riigist oli üks pankur, kes oli päeva pealt oma töö ära jätnud ja otsustas, et ta tahab ümber maailma reisida. Ja ta suutis ümber maailma reisida niimoodi, et tal läks 8 eurot iga päev selle jaoks, et ümber maailma reis teha. Ja siis ta hakkas kuskilt enda riigist nii-öelda lihtsalt jala, eks ole, hääletades minema. Ja siis igas riigis talle öeldi sihukest asja, et oi, okei, et sa praegult, eks ole, oled Slovakkias, siin Slovakkias me oleme normaalsed inimesed, siin sul on hästi. Ja sa lähed üle piiri Sloveeniasse, seal vaata ette sellepärast, et neid ei saa, eks ole, mitte kuidagi moodi usaldada. Ja siis Sloveenias järgmine täpselt, kuule, ei, me siin kõik, eks ole, me oleme siin, et need ikkagi siin Ida-Euroopa ja kõik oleme üks kultuur ikkagi, eks ole, siit veel, aga kui sa lähed natukene edasi, jõuad kuskil sinna järgmisse kohta, et seal on ohtlik. Ja kõikidega täpselt niimoodi, et igal ühel on sihuke tunne, et siit meie piirist täpselt lõpeb see normaalselt inimeste olukord ära, aga ükskõik, kus ta oli, vahet ei ole, kas moslemite riigis, kristlaste riigis, ateistide riigis, mitte mingisugust vahet ei ole, igal pool inimesed täpselt sama vastuvõtvad, täpselt sama soojad. Tuli sellega meelde üks foto, mis ma nägin sinu Instagramis, mis oli äkki tehtud kuskil kurdide piiri juures või Türgis. Ühesõnaga, seal oli üks siukene normaalne Lähis-Ida vend, kellel oli arbuusitükk käes. Omaanist Omaanis on see, okei, ja see on meeles, mul on lihtsalt see liivane pilt ees. Et kui sa sellisest inimesest tahad fotot teha, kui sa kedagi näed kuskil, et sulle tundub, et inimene sobiks nii hästi, mismoodi sa lähened inimesele, mismoodi sa säilitad selle inimlikkus, et sa ei tunne seda, et sa lihtsalt nüüd nagu, et sa oled lihtsalt vahva pilt minu Instagrami feedi jaoks, et ma lihtsalt teen sust pilti. Mismoodi sa tunnetad ära selle, et inimeselt on see luba saadud ja et sa ei kasuta inimest ära sellel hetkel, kui sa temast fotot teed? Ma arvan, selle pildi pealt oli päris hästi näha, et see Omaani arbuusikaupmees, väga sümpaatne vanahärra, üks inimestest, kes mulle kindlasti igaveseks meelde jääb, et ta oli igati nõus selle fotoga. Ja seda oli väga näha sealt, jaa. Ja loomulikult praegu, kui me istume siin niimoodi, sul tekib kõigil see küsimus, et aga kuidas temaga rääkida. Aga tänava situatsioonis kaamera käes viibelda, et kas ma tohin teist ühe pildi teha. Ausalt öeldes see on nii arusaadav ilma ühegi sõnata, kui ma seisan seal selle kaameraga tema vastas.
et inimene oskab kohe vastata jah või ei, kas siis pearaputuse, noogutusega, seda peab teadma, mida tähendab noogutus ühes riigis ja mida võib tähendada nagu pearaputus näiteks Indias. Aga minu jaoks on oluline see kontakt inimesega, isegi kui ma temaga sõnades võib-olla ei saa vestelda keelebarjääri tõttu, et ta siiski saab aru, et ma pildistan teda, et mul on seda pilti millegi jaoks vaja, ma ei oska talle seda ma ei oska nagu kehakeeles ära selgitada, miks mul on seda vaja. Ja ega tol hetkel tänaval ma ju ka lõpuni ei saa talle kinnitada, et see jõuab nüüd mõnele näitusele. Võib-olla 10 aasta pärast ilmub see mõnes minu raamatus illustratsioonina. Aga seal tänavasituatsioonis on oluline respekteerida seda inimese vastust. Haruharva on mulle öeldud ei. Inimestel on väga erinevaid kogemusi, aga seda eid ma võtan alati väga tõsiselt. Sest seda näeb pealt järgmine inimene, kuuleb tema naaber, et oli siin külas liigub mingi välismaalane, kes on väga ebaviisakas, ütle talle selges araabia keeles, et mind ei tohi pildistada ja ta mitte midagi aru ei saa, et neid konflikte ei ole absoluutselt vaja, maailmas on mitu miljardit inimest, ma leian selle järgmise, kelle lugu ma saan rääkida ja kelle lugu mind köidab. Kas sa tunned, et erinevate kultuuride vahel on mingisugust erinevust selles, mismoodi suhtutakse sellesse, kui sa tahad neist pilti teha või kas on mingisuguseid kohti, kus rohkem vaadatakse sellele negatiivselt või on enamasti inimesed ikkagi vastuvõtlikud, soojad? Ma olen käinud Somaalimaal, millest oli korraga põgusalt juttu ja ma arvan, et kui ma olen Somaalimaalt ära tulnud niimoodi, et mul on olnud seeria, mida näitusel näidata, siis enam keerulisemaks minna ei saa. Selle riigi kohta on väga napilt infot, mis aitaks nagu sooloreisijad, eriti naist edasi, aga ainus info, mis ma kätte sain, oli see, et nad vihkavad kaameraid. Ja minu esimene päev, kui ma ei julgenudki veel kaameraga tänavale minna, aga ma olin hotelli ennast sisse registreerides kohtunud 4 Poola mehega, seiklejaga, kes tulid autodega. Ja nad olid olnud päris pikalt juba mööda Aafrikat teel ja siis voilà, meil ei ole ühtegi pilti meist endast koos sellel reisil ja me just tutvusime fotograafiga. Me lähme kohe tänavale, sünnib uskumatu fotoseeria nende telefonidega ja inimesed loopisid juba siis nagu banaane ja tomateid meie pihta. Wow. Kuna oli selline pealelõunane aeg juba, mõtlesin, et ma ei jõua tagasi Etioopiasse, kust ma läksin ja ma kindlasti ei jõua samal päeval ühelegi Dubai lennule, kuhu mul oligi plaan edasi liikuda, et hoian madalat profiili, jalutan niisama ringi ja teen mõned linnavaated hotelli katuselt, sest 6-korruselise maja katuselt mind ometigi keegi kätte ei saa, aga usu või ei, seal all seisid inimesed üsna kiiresti, kes vehkisid kätega no photo. Olin turvaliselt maja katusel ära. Aga see on tegelikult tänavafotograafile väga oluline alati meeles pidada, et keset tööpäeva kusagil linna tänaval liikudes. No seal ei istu sul südamekirurgid, sümfooniaorkestri dirigendid, kirjanikud, koolidirektorid. Nemad on tööl. Seal istuvad tõenäoliselt üsna madala haridusega inimesed, kes teevad lihtsalt töid, müüvad kaupa, koristavad ja nende suhtumine on hoopis teine. Ja järgmisel päeval ma siiski otsustasin anda sellele riigile veel ühe võimaluse, läksin äärelinna Kaameli turule ja olukord oli hoopis teine. Kui sa leiad inimesega ühe keele juba läbi selle, et sul on nii kaunis kaamel, kas ma võin temast pilti teha, siis järgmisel hetkel arvab ka peremees, et ma võiksin temast pilti teha. Ja suhtumine on väga erinev ja mul on keeruline teha üldistusi, sest või anda siin nagu julgustada näiteks mõnda riiki, kus mina olen käinud, istunud naistega ja lastega köögis, teinud koos süüa või olema ausad vaadanud pealt, veetnud nendega pikki tunde, sest ma tean, et näiteks islamiriikides selles olukorras ühtegi võõrast meest ei oleks koju lubatud. Et see pilt, mis neile oleks avanenud, oleks absoluutselt teine. Ja kindlasti on riike, kus keegi minuga ei räägikski. Just sellised väga veendunud islamiriigid võib olla, kus on väga selge arusaam, mida üksik naine võib teha ja mida ta ei või teha.
aga mul endal sellist negatiivset kogemust ausalt öeldes ei olegi, eks ma natukene ka valin kohti, kuhu ma lähen. Siin ausalt öeldes jääb mulje, et ma reisingi väga kummalistesse nurgatagustesse kohtadesse, et ma pean siiski ausalt ütlema, et kui sõbrad kutsuvad Berliini teatrifestivalile, Pariisi moenädalale või lihtsalt Portugali nädalaks sööma mereande ja käima veinimajades, siis ma lähen ka väga hea meelega, lihtsalt ma ei oska nendest kohtadest kirjutada ja mul ei tule seal ideid, et mis see minu fotolugu olla võiks, mis sealt sünnib. Aga ma absoluutselt ei hakka neid kunagi ümber veenma, et ei, meil on praegu ikkagi väga vaja sinna Lääne-Saharasse hoopis minna. Et unustage see Pariisi moenädal ära. Tead, ma kerin natukene tagasi sellepärast, et kas sa said mingit taustainfot ka selle kohta, miks need seal Somaalimaal nii väga kaameraid vihkasid? Ma arvan, et see on juurdunud pikkade aastate jooksul hirm just selles, et mida selle pildiga pärast tehakse. Nad on harjunud vaenlast nägema peaaegu kõiges. Kogu selle somaalikeelse Aafrika osa taust on see, et eurooplaste tulekutega somaalide ala jagati sisuliselt 3 erinevaks riigiks ja täna ongi prantsuskeelne Somaalimaa on Djibouti, Somaalimaa, kus mina käisin, kunagine Inglise koloonia, natuke minu suureks rõõmuks räägitakse inglise keelt. Pealinnaga Hargeisa on siis tõesti selline brittide jäänuk ja see kurikuulus Somaalia pealinnaga Mogadishus on Vana-Itaalia koloonia ja see periood oli nagu piisavalt pikk, et see üks rahvas nagu tunneks, et nad on 3 erinevat riiki ja nende omavahelised konfliktid, lisaks see, et valge inimene ei ole sinna päriselt kunagi midagi head toonud. Et võib-olla see suhtumine on natukene teine, kui mingi kohalik noormees telefoniga või vähemalt sealt naaberriigistki, aga mitte miski minus ei sisalda neisse usaldusväärsust. Et tõsi küll, ma hiljem õppisin, kui sa said inimestega juba jutu peale, läks tegelikult nagu väga lihtsaks ja õnneks ma paar päeva reisisin seal koos ühe türklasega ja ma sain aru, et kui sümpaatne on neile Türgi. Nad vaatavad Türgi teleseriaale, siin on tulnud väga palju Türgi investeeringuid sadamatesse, ülikoolidesse ja siis ma sain muidugi kohe aru, et kui küsitakse, et kust ma olen, ma ei hakka rääkima lugu mingisugusest Eestist, mis lihtsalt tekitab nagu õudust, sest keegi pole kuulnudki, et mis õudne koht see, kui pole kuulnud, järelikult on hirmus. Aga ma ütlesin kohe, et ma olen Türgist ja ateistina mul ei ole mitte mingit probleemi bluffida, mis religiooni esindaja ma parasjagu olla võin, sest mul on see, mis kohalikele meeldib, et nende hirme vähendada, et loomulikult ma olen Türgist ja loomulikult me kõik seal Türgis oleme moslemid ja kõik uksed avanevad sulle. Selle sama teemaga, et keda võib pildistada, keda ei või pildistada. Kui palju sa oma töös, ma tean, et sa otseselt, eks ole, ei käi ja ma ei tea, miks ma sinatama sind järsku hakkasin ennem teie. See on täiesti okei. Aga et te üldiselt ei käi ju nagu rindel te ju pildistamas, eks ole. Absoluutselt mitte, siin on päris keeruline saada. Jaa, aga kui palju te olete mõelnud, eriti just niisuguse juhtumise kontekstis seda, et mis piirini on eetiline üldse kedagi pildistada. Ja kust mul see küsimus tuleb, on see, et ma olen ise nüüd viimastel nädalatel palju vaadanud erinevatest siit, ütleme, et meist ida poole ja lõuna poole jäävatest kohtadest erinevaid fotosid ja siis mingite inimeste lugusid, mida mingid kohalikud kuskil kohas arvavad. Ja siis, kui samal ajal on nii palju juttu sellest, et kui keegi on ametlikult või avalikult millegi vastu, mismoodi teda selle eest karistada saab ja nii edasi, aga et siis kuidas ajakirjaniku fotograafina sa lähed kuskile, sa küsid mingitelt inimestelt, et kuulde, mis te arvate praegu sellest, mis toimub ja nemad ütlevad, et ei ole poolt, oleme vastu, ei meeldi ja nii edasi. Ja siis sa paned need pildid kuskil avalikult, eks ole, interneti üles, et kas sellel hetkel ei teki ajakirjanikul, fotograafil seda asja toota, aga kui ma praegult need pildid inimestest üles panen koos nende lugudega, siis kui keegi vale inimene neid näeb, siis neid inimesi võib nagu tabada reaalne, füüsiline, väga ebameeldiv tagajärg tänu sellele. Sellele peab tegelikult päris palju mõtlema, eriti riikides, kus parasjagu võib-olla ei toimu isegi mitte mingisugust relvakonflikti, sõda, meeleavaldusi, siis inimestel siiski on nende seisukohad ja inglisekeelses sotsiaalmeedias seda väljendades ja isegi eesti keeles Google Translate on suurepärane.
et seda peab arvestama ja aga tegelikult me räägime siin ainult hästi palju konfliktidest, aga inimesi häirib palju enam see, kui neid nende jaoks on see normaalne keskkond ja nemad lähevad oma igapäevaste tegevustega edasi ja ausalt öeldes, eks me kõik juhtume mõnele meeleavaldusele mõnes Euroopa linnas, vahet pole, kas see on kõrge kütusehinna vastu, immigratsiooni vastu, mõne riigi toetuseks, et need on meie jaoks tegelikult väga lihtsalt hinnatavad olukorrad, et me oma tänase teadmisega, et kuidas mingid režiimid toimivad, saame väga hästi aru, mida postitada, mida mitte. Aga meie jaoks on palju hoomatavamad võib-olla mingid olukorrad, mis meie jaoks on lihtsalt eksootilised ja põnevad, et mida Indias, mujal Kagu-Aasias, kus kliima on soe, inimeste elu on tihtipeale väga nagu tagasihoidlik, et kui sa ikka näed kedagi nagu hommikul ennast jões pesemas, et see ongi tema vannituba, et võib-olla sa siis ei torma sinna kohe oma kaameraga, et selline vahva vaatepilt, et ma nüüd siin teen toreda seeria, kuidas kõik siin külanaised ennast ja oma lapsi pesevad, et me kaotame, sest see on meie jaoks nii teistmoodi situatsioon, see on meie jaoks nii eksootiline, see kõik tundub nii, see ongi turvaline olukord tegelikult, et vahel läheb nagu meelest ära, et tegelikult ikkagi on mingisugune isiklik piir, et millest sa ei astu üle lihtsalt kellelegi hoovi ja tuppa tormates, et sa peaks seda inimest enne väga hästi tundma ja see peaks olema varem kokku lepitud. Et minu jaoks on nagu võib-olla ehmatanud isegi, ikka kohtud ju ka teiste turistidega ja fotograafidega reisil, võib-olla rohkem need olukorrad, et ei osata nagu seda inimese isiklikku ruumi nii hästi aktsepteerida. Et see lääne inimesel arusaam, et mida sobib postitada, avalikult jagada, kelle nime, kuidas mainida, et see on tegelikult nagu tänaseks päevaks küll väga selge. Silvia, fotograafiaga saab inimestele näidata midagi, mis päriselt toimub, aga täpselt sama hästi saab fotograafiaga ka inimestele valetada. Mis ma selle all mõtlen, on loomulikult see, et kuna inimesed usuvad oma silmi hästi palju rohkem kui ükskõik missugust teist meeleorganit, siis kui sul on mingi fantastiline, efektiivne vahend selle jaoks, et midagi näidata, siis seda saab kasutada, eks ole, nii üheks kui teiseks eesmärgiks. Ja see on meie kultuuris, praegult me näeme seda ju eriti tugevalt, kuidas kui me näeme midagi sellelt nii-öelda meedialt, mida meie usaldame, siis me ütleme, see on tõde, see on see, mis maailmas toimub, see on see, kuidas asjad käivad ja kui me näeme midagi, mida ütleb või näitab keegi, keda me ei usalda, siis me ütleme, et see on vale, see on propaganda. Mismoodi sa sellesse suhtud? Oled sa mõelnud sellesse, kui võimas relv tegelikult mingisuguse pildi näitamine teisel inimesel on? Absoluutselt ja tegelikult see, et oskus nagu ka fotos tõde ja vale eristada, see tõesti peaks olema algklasside õppekavas sees, sest meie tänane maailm põhineb nii väga piltidel ja see on ilmselt inimese loomuses. Fotograafiaga algas ju siiski nagu dokumentatsioonina ja portreefotograafiana ja niimoodi, et need fotograafia kui üks kaasaegse kunsti meediumeid, kus on rohkem fantaasiat, et see ongi tulnud hiljem, et me tõlgendamegi fotot tihtipeale nagu absoluutse tõena, et nii oli, kui see pilt on niimoodi tehtud, ehkki võimalusi fotoga manipuleerida tänases maailmas tänu erinevatele pilditöötlusprogrammidele ja üldse ka lavastuslikele võtetele on ju tegelikult väga palju. Siis mulle tundub ka, et nii veider kui see ka ei ole, et sõna inimesed ei võta alati puhta kullana. Ilukirjandus on kõvasti kaasa aidanud sellele, et kõik saavad aru, et sõnadega on väga lihtne luua fiktsioone, aga fotot on keerulisem eristada ja et siin on lihtsalt vaja õppida seda, mida ei ole võib-olla tõesti meile kõigile nagu lapsest saadik õpetatud ja ka seda kogemust ei ole. Et see tulebki sellistes kriitilistes olukordades alles. Tuleb ka absurdsetes olukordades, ka igasuguseid influencereid on süüdistatud selles, et nad tegelikult ei ole selles luksuslikus hotellis, millest nad pildi postitavad, aga see päriselt see ei muuda meie maailma väga palju. Oli ta seal hotellis või oli kusagil teises või oli ta täna lennukis või sõitis hoopis nagu Zaporožetsiga. Mismoodi, kaks küsimust. Esimene küsimus tegelikult see, et mis sinu enda jaoks praegult kõige
olulisem on või mis on need asjad, eriti võib-olla jällegi, ma eeldan selles küsimuses seda, et viimase 2 aasta jooksul teie jaoks täpselt samamoodi nagu enamuste inimeste jaoks on elu tugevasti muutunud ja võib-olla need asjad, mille peale me igapäevaselt mõtleme, on muutunud. Et kas oskad selles kontekstis öelda, et mis sinu jaoks praegult on oluline ja kas on midagi, mis on selles valdkonnas nii-öelda muutunud, et 2 aastat tagasi, ma ei tea, 11. märts, eks ole, oli see, et olulised olid täiesti teistsugused asjad kui need, mis on täna olulised. Mõnes mõttes teemad, mis mind huvitavad, on ikkagi jäänud samaks, on olnud reisipiirangute tõttu raske edasi töötada nendega. Aga ma kummalisel kombel ka märkan seda, et maailm, mis mind nagu töö mõttes, kirjutamise ja pildistamise mõttes köitis, ongi täna nagu väga aktuaalne. Et me juba Donetski ja Luhanski näite tõime kui uued riigid, millel on ambitsioon tekkida kaardile, et tõesti seda, mina jälgin väga segaste tunnetega, et mis seal toimub, et ühest küljest tõesti tahaks minna dokumenteerida seda olukorda, teisest küljest see kõik on väga, väga õudne, mis meil nii lähedal toimub. Ja ei ole, ma tõesti dokumentalistina, ma ei taha hinnata seda, et kas see on õige või vale, et mind huvitab selle olukorra jäädvustamine ja nende inimeste lood, kes ei ole võib-olla saanud seda protsessi ise mõjutada ja selle kõigega peavad nüüd kuidagi väga loominguliselt toime tulema, et kuidas oma eluga edasi minna. Tegelikult ma kunagi arvasin, ma olen väga ettevaatlik olnud oma esimese raamatu väljaandmisega, sest ma loen ise väga palju. Mul on kirjanduses päris palju suuri eeskujusid ja mul on tundunud, et mul peab olema midagi väga nagu selgelt öelda, mingi väga hea lugu rääkida. Et see peab puudutama ka inimesi, keda need riigid ei huvita, et ma pean suutma kirjutada selle loo niimoodi, et nagu põnev, lõbus, meeldiv oleks lugeda inimesel, keda see koht absoluutselt ei köida. Ja ma arvasin kunagi, et minu esimene raamat saab olema Myanmarist, mis pakub hästi palju selliseid lugusid ja kust ma nägin ka väga palju, nii üllatav, kui see ka ei olnud ühel hetkel, paralleele Eestiga. Et tegelikult see Myanmari demokraatlik liikumine algas täpselt samal ajal meie laulva revolutsiooniga. Aung San Suu Kyi, Nobeli preemia, rahupreemia laureaat, sai selle preemia aastal 1991, kui Eesti iseseisus. Lihtsalt edasi need teed, need riigid on väga erinevad ja edasi need teed on olnud ka väga erinevad, aga ma olen sinna teinud 2 pikka reisi. See riik jõudis nende aastatega nii palju muutuda, et mul oli tunne, et ma pean kindlasti 3. korda veel minema. Et nüüd ma lõpuks oskaksin neid lugusid rääkida niimoodi, et tõesti kõik saaksid aru, et ka need inimesed, kelle reisikogemus on, kes võtavad reisimist kui puhkamist ja nad ei loe mu raamatuid kui reisijuhte, nad loevad seda kui lihtsalt huvitavat kirjandust, et nad saaksid aru, kes seal elavad, mis on nende inimeste lood ja kuidas nii on läinud, siis kõigepealt sulges selle riigipiirid pandeemia, seejärel sõjaväeline riigipööre ja nüüd ma olen jällegi olukorras, et ma ei tea, millal ma ükskord sellega edasi liikuda saan ja et mis projektidega ma siis vahepeal töötan. Aga loomulikult ma arvan, et mina oskan veel rohkem ja väga paljud meist oskavad veel rohkem väärtustada seda, et mis võimalused meil on. Et see on puhas loterii, et meie oleme sündinud Euroopasse, võiksime olla ükstaspuha mis teise riigi kodanikud. See on nii meeletu vedamine, et mul on võimalus tegeleda asjadega, mis mind huvitavad ja absoluutselt tundub nagu aja raiskamisena siis mitte seda võimalust kasutada ja mõelda, et võib-olla ma siis seda teen järgmisel aastal ja siis kui pensionile jään, siis võib-olla nikerdaks nendega. Et tegelikult nagu ma tunnen seda väga palju inimestes nagu soovi ja tahtmist tegeleda asjadega, mis neile päriselt korda lähevad, sest ootamatult on meile selgeks tehtud nagu väga valusalt, et see võib nagu, et see võimalus ei ole nagu nii endast mõistetav. See naisterahvas, keda te mainisite, kelle nime ma ei korda lihtsalt sellepärast, et ma ei taha seda valesti hääldada. Tema on ju olnud
mina ei mäleta 17 aastat koduarestis või midagi niisugust hoiti teda Myanmaris ja jällegi selline nii keeruline olukord selles mõttes, et nii nagu meie teda teame, on jällegi see Nobeli rahupreemia laureaat ja inimeste liider, aga küsid mingite teiste rahvuste käest ja nende jaoks ta esindab põhimõtteliselt nende kõige suuremat nii-öelda vaenlast, kedagi, keda nad peavad ohtlikuks inimeseks, kedagi, kes nende hinnangul vihkab moslemeid ja on kaasa aidanud nende hävimisele ja ta on jällegi natukene lähen tagasi selle algse teema juurde, et see on nii kompleksne, et kui midagi toimub meil samas kõrvalriigis, siis meil kõigil on nii selge, et kes on nii-öelda hea, kes on paha, kuidas asjad peaksid olema, kuidas asjad on. Aga kui sa lähed kuskile teisele poole maakera ja siis on see, et et Nobeli rahupreemia laureaat ja miks teda on nii palju aastaid koduarestis hoitud ja mis toimub, aga siis räägid mingite teiste inimestega ja siis see vaade on täiesti teistsugune, aga kuna see ei ole meile nii lähedal, siis seda on kuidagi inimestel natukene lihtsam aru saada sellest, et maailm tegelikult ei ole nii mustvalge, et alati oleks üks hea pool ja üks halb pool, vaid tihtipeale on kümneid ja kümneid aastaid või tihti ka 100 aastaid mingisugust ajalugu, mis on tekitanud sellise olukorra, kus sul on lihtsalt niisugune räige sasipundar mingisugustest erinevatest asjadest ja ongi võimatu nagu mingisuguseid lihtsaid mustvalgeid ütlusi selle kohta anda. Ja me tegelikult tuleme praegu tagasi selle juurde, et millise pildi saab fotode või sõnadega maalida. Et Aung San Suu Kyi on ise väga mitmes intervjuus öelnud hetkest, kui ta sai intervjuusid uuesti anda, sest need aastad, kui ta oli koduarestis ja kui meie jaoks läänes kujunes temast see lausa ikooni ja vabadusvõitleja pilt, ta tegelikult ei andnud ühtegi intervjuud välispressile, keegi päris, see kõik oli väga vahendatud, see, mille pinnal see pilt kujunes. Ja kohati võib isegi öelda, et me nagu tahtsime, et seal oleks selline üks helge kuju, mingi vabaduse sümbol, järjekordne Birma muinasjutt. Ja ta ise on intervjuudes väga selgelt öelnud, et tema on poliitik. Ta ei taha, et teda kummardataks, et teda peetakse ikooniks, pühakuks, et ta on poliitik. Ja poliitikud on väga vastuolulised ja mida me praegu oleme ilmselt näinud, on selle meie enda kujutluspildi purunemine, mitte ühe inimese muutumine. Me lihtsalt meeleheitlikult tahtsime näha kedagigi sealt riigist, kes on väljas samade väärtuste eest, millest oleme meie demokraatlikus maailmas. Pilt väga soosis seda, et ta on õppinud Oxfordis, räägib perfektset inglise keelt, et ta oskab väga hästi oma mõtteid edasi anda, et see kõik nagu soosis selle illusiooni kujunemist, et ta on keegi teine kui üks Kagu-Aasia poliitik. Ja see on väga hea point, et see on rohkem meie lõimeda selle jaoks, et meil oli kedagi sellist vaja. Väga meeldib see mõte. Küsin sult 2 viimast asja veel. Esimene asi on see, et kui me nüüd mõtleme, et me praegult oleme sattunud niisugusele väga huvitavale ja põnevale ajale elama ja võib-olla, kui asjad lähevad hästi, siis keegi ka 5, 10, 15, 20 aasta pärast kunagi peaks võib-olla sattuma meid kuulama. Siis kas on midagi sellises kontekstis, mis sul praegult veel on nagu meelel, mis tundub, mis oleks oluline ära mainida, oluline öelda, mismoodi me saame nii-öelda tulevikus tagasi vaadata sellele ajale, kus me praegult oleme sattunud? Ma ise tagasi vaadates nendele aastatele, kui ma kasvasin, olin algklasside laps ja oli see Eesti iseseisvumise periood, ega tegelikult sõda ei olnud võib-olla kilomeetrites nii lähedal näiteks Tšetšeenias, aga need meeleolud olid tegelikult väga rahutud. Ja nendel aastatel tundus mulle ka, et Eesti väikelinnas kasvamine, et see on nagu kohutav karistus ja et enam halvemini elus minna ei saakski tegelikult. Ja praegu ma pean ütlema, et ma olen osanud ka sellest kõigest ikkagi võtta maksimumi, et sa võtad need kogemused, minu jaoks nagu ebakindlad ajad ja ebamugavus on muutunud mugavustsooniks, et need riigid, millele ma olen pühendanud oma raamatud või millega ma praegu töötan, et kindlasti neid ei saa kirjeldada kui stabiilseid, et
ja paljud ongi keeruline ju mõista, et milleks sinna üldse reisida, aga mina tunnen ennast nagu veidral kombel väga koduselt nii kohtades nagu Myanmar kui Lääne-Sahara, kui Somaalimaa, kui Lõuna-Osseetia, sest kui sa ise kasvad teismelisena, ei tea me keegi, mida me tahame ja me peame seda väga normaalseks, et teismelised alles katsuvad sellest maailmast aru saada, aga kui sa kasvad nagu ajal, kui sa oled ümbritsetud nagu täiskasvanutest, kellel ei ole ka õrna aimugi, mida nad teevad järgmisel kuul või aastal või mida nad tahavad teha, sest võimalusi on korraga nii palju ja kes kardavad samamoodi mingisuguseid muutusi, et kelle jaoks see maailm on täpselt nagu samasugune, nagu nad oleksid teismelised, sest kõik on alles ees ja kõik on täiesti tundmatu ja oma arust sa tead ja oma arust sa oled samal ajal ka kõige targem. Et kui võtta nagu see teadmine lihtsalt, et ka kõige uskumatumalt nagu vastikumad ja nõmedamad olukorrad need võivad nagu kunagi anda sulle võimaluse sinu loomingus või muus elus, et lihtsalt aja möödudes on võimalik see kõik kuidagi ära kasutada ja igal asjal tegelikult päeva lõpuks selgub, et on helgem pool. Et ühesõnaga sõnum tulevikku, et ka sellistel aegadel kõik inimesed ei ole kurvad ja masenduses, vaid on lootust ilusaid asju alati. Kõige viimane küsimus, et kuna meil siin Fotograafiskas on moto inspireerides teadlikumat maailma, siis kuidas me seda teeme? No, dokumentaalfoto on kindlasti nagu lihtsalt nagu nii mustvalgelt võimalus näidata maailma sellisena, nagu ta minu silmade jaoks on. Ja kui mina leian üles need lootusekiired või positiivsed hetked, siis ma tegelikult usun, et see on toeks päris paljudele. Ja lõpuks ma saan aru, et seal näitusel mõne töö ees seistes või raamatut lugedes, et inimene loeb seda ikkagi ja vaatab oma elukogemusega ja ta näeb seal sama palju ennast, kui ta näeb seal rohkem ise ennast, kui ta näeb mind ja võib-olla isegi seda portreteeritavat inimest. Aga see on nagu nii lihtne võimalus teha maailm suuremaks ja elutervet hirmu on muidugi vaja. Ma arvan päeval, kui ma enam mitte midagi karda, mina reisifotograafi ja ajakirjanikul, ma võin kohe oma töö ära lõpetada, sest nii, et sul ei ole väikestki hirmu sees, astuda võõras linnas tänavale, see on selge enesetapp. Aga et see hirm oleks nagu eluterve ja mitte nagu elutegevust halvav, et seda läbi fotograafia saab kindlasti teha. Sest päriselt, kui mina suudan käia Tšetšeenias, Dagestanis, reisida üksi läbi suure osa Aafrikast ja Aasiast, siis mida kellelgi teisel karta on. Silvia Pärman, suur aitäh saatesse tulemast. Aitäh kutsumast. Suur aitäh kõikidele vaatajatele ja järgmise korrani.